ning saame palli mängu panda, vile antud ning tänane kohtumine siis 3 punkti peale on alanud. 4-3 Levadia kaugelt ja ei ole. Otto kauglöök on hetkel kõige parem. Oleks pall Transil ja Valnerile kerge saak, Kabore löök, jõuab pallini. Kabore ka on seal, Viidas hästi astub ja käib seal Ainsalu jalgadesse. Praegu selle jala sinna ette panna, Kabore saab uuesti ja taas ebaõnnestub löök. Jäi see pall sinna kinni. Keero lööb, aga ükskord väsivad ka kõige tugevamad. Nüüd õnnestub sinna ette saada ja seal on pall on ees, aga siin tundub Roosnup siis aktsioonis ja kas tõesti Roosnup võeti nüüd penalti vääriliselt maha? Hetkel ei võtnud Tohver seda enda peale. Nii, et seda on ta puhtalt pallis ja läheb Tohver ikkagi vaatab ise üle selle olukorra, aga mina ikkagi pakun, et me ei lähe penaltit lööma. Arvan, et Tohver näitab, et mängime sealt, kus pall on. Ei, me läheme ikkagi lööma või? Oi. Mina arvan, et seal oleks võib-olla olnud siis paremat kaamerapilti või? Ja ei, keskele ning Levadia läheb seda kostumist juhtima. Tšembarski väravast, mis siis lüüakse 74. minutil. Ja nii on. Vastupidi. No ütleme nii, et oli võib-olla. Transi rünnak jätkub, seal on üks Transi mängija või Levadia mängija pikali. Suravljovil selline võimalus, aga ja vaatame, mis seal on. Nii on. Kooduniku vile on kõlanud. 95 minutit täna mängu mängitud. Levadia siis penaltist. Ciao Pedro de Moura Tšembarski väravast 74. minutil. Karl-Anne Valner, teie võistkond täna võtab siin rasket 3 punkti, aga esimesel poolel võrdsed meeskonnad, teisel poolel ka nagu võrdsed meeskonnad, aga ikkagi see üks otsus ja 3 punkti tabelis. Jah, kindlasti võrdsed heitlused, arvestades ilmastikuolusi ja väljakut ja meeskondi ka, et 2 meeskonda, kes ei anna mitte mingil hetkel alla, siis oligi teada, et tuleb 90 minutit rasket võitlust ja üks olukord võib otsustada ja suutsime selle teravuse kastis tekitada, saime penalti ja see otsustas meie kasuks täna. Et väravavahtid, kummalgi väravahil tegelikult täna ütleme nii, et tööd väga palju ei olnud, aga oligi teada, et tuleb pigem selline, ütleme keskvälja mäng rohkem. Jah, ma arvan, et enne mängu ükskõik mis plaani meie või Narva panime endale, siis väga raske oli seda täita, et siin oli ellujäämine, et see pall endas kuul tahtis lennata ja jah, võib-olla seda füüsilist tööd nii palju ei olnud, aga vaimselt jah, pidid kogu aeg mõõtma, et kuidas pallil pihta saada, et pall endaks ka kuskile, mitte ei tuleks tagasi tulega, et igal juhul väga raske mäng. Aga 3 punkti tabelis ja täis edu, et selles suhtes, et kõik plaanipärased. Jaa, muidugi, et Narva vastu võõrsil, et ei ole kerge koht, kuhu tulla ja 3 punkti võtta ja täna ilma igasuguste avandusteta saime nüüd võetud ja nüüd koju sõit on väga magus. Jah, aga ma lasen su sisse sooja ja pikalt kinni ei hoia, aga edu järgmiseks mängudeks. Ja nüüd siis Narva poolelt tuleb siis Mark Maksimkin meile. Mark Maksimkin tuleb intervjuuks siia natuke lähemale. Ja tuli see napp kaotus täna teil vastu võtta, aga 2 võrdset võistkonda ikkagi platsil. No ja oli väga võistlik mäng ja minu meelest võime võita, meil oli võimalus, aga Levadia oleks parem täna.
nojah, et see üks penalti olukord, see on selline, no ütleme 50-50 penalti olukord, aga ikkagi, kui kohtunik selle määrab, siis täna ei õnnestunud Matrossovil ka kahjuks teid seal penalti liinil päästa, et muidu ta penaltid võtab väga hästi, aga kas pigem nagu mängupildi üle hea meel või natuke kurb ka, et ikkagi see üks värav selja taha lasti? no esimene poolaeg oli väga raske mängida Tuli vastu, siis meil oli plaan nagu hoia seis, et 0-0 me tegime seda ära, aga teisel poolajal me andsime kõik ära, tegime pressingud ja minu meelest Levadia oli väga raske teisel poolajal meie vastu. Nojah, et ega kummagile värava vahile, ütleme nii, et väga palju pealelööke ega asju täna ei olnud, et teil olid ka need head pealelöögid ka teisel poolel, aga kahjuks ei läinud raamidesse, et sealt napilt üle värava, et sinu endagi löök seal, hea tugev löök, aga meetrik üle värava. no ja olid kauglöögid, aga realiseerimine meil oli täna paha. Aga tulevad järgmised mängud ja ikkagi, no ütleme nii, et ikkagi Narva kohta väga hea hooaja algus, et kindlasti siin talveperioodil, kus saate siin hallis nüüd valmistuda, et ikkagi hooaeg on alanud ikkagi hästi, et sellised minimaalsed kaotused on tulnud, aga on ikkagi 7 punkti tabelis ja kõik peaks olema nagu plaani kohaselt. ja alustasime väga hästi ja peame edasi liikuma ja võib-olla tõsta tabelis. Aga lasen sind ka sisse sooja ja kaua kinni ei hoia, nii et edu järgmistes mängides.